oma elatud aastatest palun teil valida ühe kõige olulisema mälestuse, kuid teil on vaid ülehomseni aega valida. Ning täna on juba esmaspäev. Meie töötajad annavad endas kõik, et teie mälestus salvestada. Sel hetkel, kui te olete oma mälestusse jõudnud, te liigute kohta, võttes kaasa vaid selle ainsama mälestuse. Te liigute kohta, kus te võite kindlad olla, et viibite terve igaviku selles ainsamas mälestuses.
suur valgus, mis tõuseb säänd sügavast, mis kutsub tuhande kõik elusse uimuvad. Lapsepõlv oli minu elu parim aeg. See oli päeval enne põhikooli 2. aasta lõppu. Ma kasvasin üles töölisklassi perekonnas ja sõitsin kooli trammiga. Ma istusin alati kõige ees, kohe juhi taga, kus läbi avatud akna tuli trammi jahe tuuleiil. Sõit ise ei olnud tegelikult kunagi pikk, aga see tunne, kuidas tuul kogu kehast mööda uhiseb, see tuuleiil. Ma arvan, et ma olin siis 3-aastane. Suvel kuvas valge pesu tuule käes. Ma puhkasin, pea emas üles, kui ta mu kõrv puhastas. Ma mäletan, kuidas mu ema lõhnas ning soojustuma põskedel. Ta oli nii pehme ja soe. See tunne oli mulle kuidagi väga tuttav. Kui ma olin mälestuse ajast, kui ma olin 8 ja 10 aastane, kas ma mäletan nüüd seda, mida ma siis tundsin? Ma võin kõiki muu unustada. Tõesti, sa saad unustada, siis see on tõesti taevas. Ma tahtsin saada piloodiks. See juhtus õppimise ajal. See juhtus vaid ühel korral. Ma olin pilvedes. See, mida ma nägin pilvede vahel lennates, jättis mulle kustutamatu mälestuse. Kas sa mäletad ka pilvede kujusid? Nad olid peaaegu täiuslikult valged, aga nad ei olnud tegelikult liiga suured või liiga väikesed. Nad olid täpselt sellised, mis ei hirmuta. Ma mäletan, et need pilved tundusid väga hellad. Aojaamas. Ma ei mäleta, kas see on ikka veel seal. Seal oli noortemaja ja Jaapani noortemaja ja siis veel muusikamaja Hibias. Ma tantsisin neist kõigis. Hibi ja muusikamaja mäletan ma kõige paremini. Aga kas sa mäletad laule, mille järgi sa tantsid? Ma tahan suurt elevanti, varglasatants ja kintaarotants ja siis veel punased kingad. On sul ka tantsusammud meeles? Mitte eriti hästi, aga punased kingad olid midagi sellist. Aga ei puutu haideta, on oppo. Niimoodi. Ja siis veel injansid suuretta itjata. Võtab kaaslaselt käed kinni ja siis lehvitab taskurätikut. Itjata. Rohkem nagu polnudki väga midagi. Tagasi mõeldes oli see kindlasti väga lõbus. Mul on meeles, kuidas ma ronisin vanaema juures rannas kividel. Minu eesmärgiks oli alati jõuda kõige kaugema kivini.
kuid paraku ei jõudnud ma sinna mitte kunagi, sest olin üpris väike ning kartsin vette kukkuda ja haiget saada. Ma jäin alati istuma sellele kivile, kuhu ma välja jõudsin. See imeilus vaatepilt sellel kivil ning usk endasse, et ühel päeval ma jõuan selle kõige kaugema kivini, ongi see, mida ma soovin mäletada. Ma olin siis 1. klassi koolipoiss ja olin just kooli jõudnud. Ma istusin pingi taha ja hakkasin oma kauaaegse sõbraga, Markusega, niisama lobajuttu ajama. Kuid siis katkestas meid koolikell. Koolikell, mis oli teistsugune, natuke hirmutav, natuke müstilised. Tegemist oli Hiina kunstnädala koolikellaga, mis algas kõva kongipauguga. Sellest ajast saati olen kunstnädalate suur huviline ja austaja. Ma tahan tänada esimese kunstnädala loojat, tollast koolidirektorit härra Arvo Tammsaar, kes aastal 1987 pani sellele kõigele aluse. (1988) antiik, ma tänan, 1989, keskaeg 1990, barokk 1991, renessants 1992, juugend 1993, antiik 1994, Lähis-Ida 1995, keskaeg, ma tänan. (1996) indiaanlased, 1997 viikingid, 1998 Hispaania, 1999 Venemaa, 2000 India. Ma tänan. (2001) Šotimaa, 2002 keskaeg, 2003 Jaapan, 2004 Türgi, 2005 Mehhiko. Ma tänan. (2006 Hiina, 2007 Prantsusmaa, 2008 Itaalia, 2009 Brasiilia, 2010 Island. (2011 Portugal, 2012 Peru, 2013 Iirimaa, 2014 Holland. (2015 Austria, ma tänan. Mis kutsub tuhandeid öie, kõike luste uinumas. Mu süda usub elu, mis selge mistus on, mis maine ja okkaline, kuid siiski taevane on. Mu süda usub surma, surm sügavat kõnnisse, kuhu hauad ära kõik õndsus ja valguse elutöö. Kas ma kaon ta mälestusest? Minu kihlatu, Kyoko, ma kaotasin ta sõjas. Kui ta sulle oma mälestusest rääkis, kas ta rääkis meie esimesest kohtumisest? Ma valetaksin, kui väidaksin, et ma ei ole kade, teades, kuidas Kyoko talle oma mälestustest rääkis. Sinuga koos veedetud aeg aitas mul mõista, et ka mina tahan valida mälestuse, kus on sees see Kyoko. Ma suudan leppida oma eluga. Ma tahan, et ka tema teaks seda. Ma tahan olla osa tema mälestusest.
algul otsisin ma meeleheitlikult õnne iseendast. Ma püüdsin leida mingit mälestust õnnest. Nüüd avastan, et olin osa kellegi teise õnnest. Milline imeline avastus.